Ma olen tegelenud natukene meie lastega, ma olen koos kolleegidega, me kirjutame meie keele grammatikat, me käime seal ja meil on nii palju probleeme, see on nii raske kuidagi. Keel iseenesest ei ole nii raske, see on hästi sarnane soome keelega ja soomlased mõnikord väidavad, et see on lihtsalt soome keele murre. Aga samas see olukord seal, see on tõesti komplitseeritud kuidagi, see on üldse lihtne ja kes on mealased, kes on kveenid, kes on lantalased, see ei ole üldse nii, see ei ole, nagu sa ütlesid, ja see ei ole alati nii selge. Nii et täna ma tahaks rääkida natuke neist keeltest ja inimestest. Ja ma mõtlesin, et ma panen sellise pildi sinna. Mulle see väga meeldib, kuna see näitab juba seda kakskeelsust või keelte nagu segu, mis seal on nii levinud. Öövre Kuivakangas, nii tore nimi, kui teid ei tea. Mulle see väga meeldib. Ma mõtlesin, et kui keegi otsib informatsiooni näiteks uurali keelte käsiraamatutest, meie keelest või kveeni keelest või neist inimestest, see ei ole nii lihtne. Näiteks selles hästi suures paksus käsikirjas, mis ilmus paar aastat tagasi, kui te otsite kaarti seal, leiate selle hästi ilusa värvilise kaardi, kohe muidugi näete, et seal on väike viga, eks Seto South Estonia nagu terve Lõuna-Eesti keele ala räägitakse seto keelt, mis muidugi valesti. Aga seal ei ole mingit meie keelt või kveeni keelt, seal ei ole midagi. Ja nad näitavad küll, et väljaspool Soome piire räägitakse ka nagu soome keelt, aga nad ei ütle midagi, et seal räägitakse midagi muud. See kaart on muidugi natukene vana ka, seal näidatakse metsasoome keelt, mida räägiti Rootsis ja Norras ja mis suri välja umbes 50 aastat, 5-60 aastat tagasi, ingri soome keel, aga ka veel midagi, mida räägitakse seal põhjas. Ja kui te vaadate siis raamatu sees selles artiklis soome keele kohta, tegelikult selle pealkiri on siis äkki soome, meie keel ja kveeni keel, mis on kuidagi ka imelik. Ja kui te loete terve teksti, tegelikult tekst räägib ainult soome keelest, siis lõpuks on väike tekst kveeni keeles, nii et natukene segamini. Aga nüüd kaardi peal on ilmunud neid kaks nime, et meie keel seal üleval ja kveeni keel veel, aga seal on soome murrete levik üle-eelmisel sajandi alguses, nii et see ei ole üldse nagu tänapäevane kaart, aga 150 aastat tagasi ei kasutatud neid nimesid üldse nagu meie keel või kveeni keel tegelikult. Nii et see on ka natukene imelik. Nii et isegi kui otsime informatsiooni käsiraamatutest ja nii, see oli üldse nii lihtne ja osaliselt see on seotud sellega, et üldse mitu Läänemere soome keelt on olemas, see on ka selline küsimus, mis on natukene ebaselge ja siis ma vaatasin 18 käsikirja ja artiklit just selle kohta ja tavaliselt on Eesti, Liivi, Vepsa, nad on küll kõik olemas, soome keelt tavaliselt ka. Raun mõtles midagi väga toredalt välja, et kui mingi nimi ei esine igal pool, siis ta ei loetle neid üldse, siis lõpuks ütleb, et on 3 Läänemere soome keelt, Vepsa, Eesti ja Liivi. Just selline teoreetiline nagu mäng natuke. Aga kui me läheme natukene edasi, siis tulevad neid keeled nagu juurde, eks. Ja see juba Lüüdi, Livvi, Karjala, aga te näete Lõuna-Eesti keel veel nagu, seda ei ole veel, see tuleb suht hilja. Mõned ei usu, et isuri keel või ei arva, et isuri keel on omete keel, eks. Näiteks Turunen. Ja siis lõpus kõik uuemad andmed kuidagi, siis me leiame kveeni keele ja meie keele ka sealt. Aga Laakso näiteks, ma panin seda nagu sulgudesse, sest ta kuidagi mainib neid, aga samas ta ei anna neile nagu oma iseseisva keele staatust ka mitte. Nii et see on natukene ebaselge. Ja Soome traditsioonis on väga tavaline, et neid kutsutakse näiteks sõsarkeelteks, et see ei ole nii, ei ole nagu ise omete keel, vaid see on nagu soome keele variant. Nii et selles mõttes on see minu arust päris huvitav vaadata, et see arv, see Läänemere soome keelte arv kogu aeg nagu kasvab ja neid tuleb juurde.
et see on ka huvitav muidugi, sest põhjused, miks neid on nii palju või miks neid tuleb nagu juurde, nad ei ole ainult nagu keelelised, vaid see on ka osaliselt poliitiline. Ma olen nüüd teinud seda nagu segamini poliitiliselt ja ortograafiliselt, on ka sellised keeled, kui me võiksime öelda, et on nagu üks keel, aga mitu ortograafiat näiteks. Ja mis see siis tähendab, kas on siis juba oma keel, kui me ütleksime, et keeleteaduslikus mõttes oleks ainult üks lõuna-eesti keel näiteks, aga siiski on erinevad ortograafiad nagu võru keele ortograafia ja setu keele ja mõnes mõttes ka natukene mulgi keeles, tartu keeles ma ei ole midagi näinud, võib-olla keegi teab, kas keegi avaldab midagi Tartu murdes niimoodi oma ortograafiaga. Kui siis kindlasti hästi vähe, eks. Ja karjala keeltega ma näen siin kusjuures ühte spetsialisti. Et see on ka natukene ebaselge mõnikord, et mitu karjala keelt on olemas ja mitu ortograafiat. Ja see on ka selline keeruline asi. Soome keelt räägitakse ka Rootsis ja Karjalas ja neil on ka oma, võib-olla mitte oma ortograafiat, vaid oma nagu varianti. Et kohe näha on, kui te loete soome keelt, mis on kirjutatud Rootsis, see on väga selge, et see on juba nagu teine variant, aga ma ei kutsuks seda nagu teiseks keeleks. Nii et sellepärast on see osaliselt natukene ebaselge, et mitu neid on. Mõnikord me oleme lihtsalt kui ma mõtlen nüüd inimesed, kes tegelevad meie keelega, isegi kaart on hästi vähe, sest väga tihti neid kõige ilusamad kaardid on tehtud Soomes. Ja soomlased ei taha nagu ma ütlen nüüd, nad ei taha aru saada, et meie keel on omaette keel. Neile see on lihtsalt soome murre ja sellepärast see kaart näebki niimoodi välja. Aga minule on see siiski, et kui seda räägitakse teispool piiri, on see kuidagi siiski teine keel. Üks põhjus, miks soomlased arvavad, et see on sama keel, et peaaegu kõik inimesed, kes räägivad meie keelt, nad räägivad erinevaid variante kuidagi, nad räägivad seda päris meie keelt ja siis nad räägivad ka soome keelt mingil määral. Ja siis kui nad räägivad soomlastega, nad kasutavad seda soomelikumat varianti oma keelest. Nii nad lähenevad soome keelele kuidagi ja siis soomlased mõtlevad, et see ongi soome keel. Ja rääkijaid, me ei tea, kui palju neid on, sest Rootsis ei koguta üldse informatsiooni selle kohta, mitu rääkijat mingil keelel on. Seda ei taheta teha ja sellepärast me ei teagi, mitu rääkijat on üldse olemas. Me leiame alati nagu numbreid nagu ütleme 20 000 ja 70 000 vahel midagi sarnast. Tegelikult keegi ei tea, kui palju neid rääkijaid on. 70 000 kindlasti mitte, see on kindlasti palju vähem. Palju vähem. Kveeni keel, see on siis kõik, mida räägitakse Norras. Kõik, mida räägitakse Norras on kveeni keel, kõik, mida räägitakse Rootsis, me võime kutsuda nüüd niimoodi umbkaudselt meie keeleks, kuigi on ka meie keele rääkijaid Rootsis, kes ütlevad, et nad on kveenid. Nii et kui te näete kuskil seda sõna kveenid, et tavaliselt on nad Norras, aga mitte alati. Ja seda sõna meie keelt ei kasutada Norras üldse. Seal see on kas kveeni keel või soome keel. Aga Rootsis see võib olla meie keel, mõnikord ka soome keel ja ma räägin neist nimetustest natukene hiljem ka. See on siis üldiselt see situatsioon. Meie keel on palju rohkem rääkijaid, kveeni keeles palju vähem ja on tegelikult ka niimoodi, et räägijad on tavaliselt vanemad inimesed, nii et noored seda eriti või neid eriti ei räägi enam. Et ma olen näinud paar last, kes räägivad meie keelt ja nad on õppinud seda oma isa käest, kes on õppinud seda teise keelena. Selliseid juhtumeid on, aga lapsed kasvavad üles meie keelega,
neid ei ole nii palju. Kveeni keelega on samamoodi. Minu arust on siis nii meie keel kui ka kveeni keel, nad on keeled, mis on soome keelele väga lähedased, aga nad on saanud siis vastavalt Rootsis ja Norras ametliku keele staatuse ja nad on minu arust omete keeled erinevatel põhjustel ja ma räägin neist natukene ka hiljem. Aga näiteks Soomes võib leida, lugeda erinev nagu teistsugused arvamusi selle kohta. Ma mõtlesin, et ma räägin natukene meelastest ja pärast natukene kveenidest. Neil on oma lipud ka. See meelaste lipp on, ta näeb selline välja, et ta nagu Soome ja Rootsi lipu segu. Et ta nagu see kollane tuleb Rootsi lipust ja see sinine tuleb nii Rootsi kui Soome lipust ja see valge tuleb Soome lipust. Ja see kveeni lipp on, mis see on, päevalillega. Ja seda päevalillet kasutatakse ka kveeni käsitöös näiteks. Ja tavaliselt mõeldakse veel, et oleks veel rohkem tähendusi, et see tähendaks ka näiteks päikest ja seda sinist tähendaks merd ja nii edasi. Ja mitte merd, vaid jõge. Need on need lipud siis. Meelased ja meie keel siis. Ma mõtlesin, et ma näitan lihtsalt paar aastaarvu, kuna see aitab võib-olla, kui me tahame teada, miks meelased on siis olemas, miks on siis meie keel. Tegelikult kõik tuleneb sellest, et see piir, mida tõmmati Rootsi ja Venemaa vahel aastal 1809, see piir ei olnud lingvistiline piir, vaid see oli poliitiline ainult. Nii et kui seda tõmmati, siis jäid paljud soomlased jäid siis nagu valele maale kuidagi, nad jäid Rootsi. Ja siis alguses see ei olnud üldse mingi probleem, soomlased olid seal, neil oli soomekeelne kool, soomekeelne kirik, kõik oli nagu hästi, aga siis tasapisi hakkasid rootslased muretsema, et äkki venelased mõtlevad, et kui suurvürstiriik Soome kuulub Venemaale ja seal räägitakse soome keelt, see tähendaks, et kõik soomlased peaks olema suurvürstiriigis ehk Venemaal. Nii et nad mõtlesid, et parem, kui need inimesed vahetaksid oma keele ja neist tuleksid nagu korralikud rootslased. Ja sellepärast lõpetati soome keele kasutamine tasapisi niimoodi ära, et eelmise sajandi alguses oli juba nii, et kõik koolid olid rootsikeelsed, kirik oli rootsikeelne. Ja see umbes sama juhtus ka kveenidega Norras. Ja see oli alles 50-ndatel, kui tulid suuremad grupid migrante Rootsi, kes olid tulnud näiteks Jugoslaaviast või Türgist või Poolast või Tšiilest, teistest Euroopa maadest. Nad tulid Rootsi oma perega ja siis lastel oli vaja nagu omakeelset haridust natukene koolis, tunde ja niimoodi. Ja siis hakkasid rootslased neid nagu organiseerima ja alles pärast seda nad mõtlesid, et tegelikult meil on omad nagu vähemusrahvad ka, kes räägivad mingit teist keelt ja alles siis hakkasid nad jälle nagu ümber mõtlema ja öelda, et neil on seda ka vaja. Nii et see muutus nagu tasapisi, siis soome keel õpetati jälle koolides. Aga probleem oli nüüd see, et kui õpetati koolides soome keelt, lastel oli probleeme sellega. Sest nad olid olnud 170 aastat nagu osa Rootsist ja mitte Soomest. Ja keel ei olnud arenenud samal viisil kui soome keel Soomes. Nii et see standardiseerimine, mis oli juhtunud Soomes soome keelega, see ei puuduta neid üldse. Nii et sellepärast koolilapsed ei saanud alati aru sellest ametlikust soome keelest ja siis nad vanemad hakkasid nõudma, kas koolides ei võiks õpetada seda meie oma varianti selle asemel, et soome keelt. Ja siis
tasapisi hakati ka mõtlema selle peale jälle, siis kirjutati natukene meie keeles, aastal 1995 ilmus esimene novell meie keeles. Aastal 1992 esimesed sõnaraamatud, esimene grammatika paar aastat hiljem, nii et tasapisi keel nagu arenes ka ametlikult ja ametlikult seda selle jaoks oli raha, seda arendati niimoodi. Ja siis aastal 2000 see sai ametliku staatuse vähemuskeelena. Rootsis on 5, mitu neid on soome keel, meie keel, saami keeled, romi keel või mustlaskeel ja jiddiši keel. Nad on kõik ametlikud vähemuskeeled Rootsis. Ja viipekeelel on teine staatus, ei ole vähemuskeel. Pärast tuli see ametlik seadus, vähemusrahvaste ja vähemuskeelte seadus ja siis nii-öeldud keelte ja rahvaluule instituudis tuli meie keelekorralduse spetsialist. Aga oli nii raske leida kedagi, kes teeks seda tööd. Tegelikult see inimene seal, kes teeb seda tööd, ta on soomlane. Ta on soomlane, kes on teisel pool piirilt. Ma olen tema majas käinud Soomes, sealt tema nagu korterist on näha Rootsit. Et see on lihtsalt teisel pool piiri, aga ta ei räägi muidugi seda sama keelt, mida räägitakse teisel poolt piiri, eks, sest kui tema käis koolis, see oli soomekeelne kool, nii et terve nagu ümbruskond oli soomekeelne, mitte rootsikeelne ja see on see tähtis asi ka, et kuigi ütleme murdepõhi on kuidagi väga sarnane, on neid mõjud, mis on tulnud hiljem, nad on väga erinevad. Näiteks ma olen ise hollandlane, eks, ja ma olen elanud seal Saksa piiri lähedal ja ma oskan rääkida inimestega, kes elavad teisel pool piiri. Me räägime seda sama murd enam vähem, aga nad ei tea igasuguseid asju, mida mina teen, kuna ma elan Hollandis ja nad elavad Saksa kultuuriruumis, mina Hollandi kultuuriruumis. Nii et see on täpselt samasugune olukord. Mitte täpselt sama, sarnane. Et see on kiiresti kuidagi selle keele nagu ajalugu mõnes mõttes. Ja miks arvatakse siis, et see on omete keel? Ma rääkisin juba sellest, et seal on olnud nagu oma areng alates piiri tõmbamisest. See ei ole olnud kunagi sõltuv soome keele standardist. Seal on olnud oma kirjakeele standardiseerimine, aga alles väga hilja. Ja nüüd on ka veel väga tihti nii, et sellele naisele, kellest ma rääkisin, et talle helistatakse ja küsitakse, et kuidas ma pean kirjutama seda sõna, ma ei tea. Ma tean seda sõna, aga kuidas nüüd kirjutame seda oma nagu ortograafias, eks? Nad ei tea seda tihti. See sai siis vähemuskeele staatuse ja see on ka midagi, et paljud rääkijad, nad ei taha olla soomlased, nad ei ole soomlased. Nad ütlevad võib-olla, et nad on rootsi keel, nad on meekeelsed rootslased või nad on soomekeelsed rootslased. Mõnikord nad ütlevad, et nad räägivad soome keelt. Aga nad ei ole soomlased. Hea näide näiteks, kui oleks nagu jalgpallimatch Rootsi ja Soome vahel, nad oleksid Rootsi poolt muidugi, nad on rootslased. Isegi üks tore anekdoot, et üks meekeelane oli Malmös ja ta oli hotellis, tegi check-in'i ja siis küsiti, sul on mingi nimi nagu Matti Peltonen, kas oled soomlane või? Ta ütles, ei, ma olen olnud rootslane palju kauem kui sina, sest Malmö kuulus ju Taanile, eks? Nii et nad ei ole soomlased. Nii et sellepärast võiks seda pidada oma keelena, kuigi nagu ma mainisin juba mitu korda nüüd, ma luban see viimane kord seda mainin, soomlased ei mõtle alati, ei ole nõus sellega, et no. Aga tegelikult, kellest see sõltub, eks ei ole minu asi, see ei ole soomlastel, see on nende asi, nemad võiksid ju otsustada, nagu mina ei hakka me oleme otsustanud niimoodi, et me kutsume seda nüüd keeleks, võime kasutada sõna varieteet äkki.
mis soomlased teevad, see meid ei huvita. See ala, see on ka natukene keeruline mõnikord, ei ole head kaardi tegelikult, mis näitab, kus seda räägitakse. Me oleme ise teinud sellise kaardi ja meie oleme teinud nii, et seda ei räägita teist poolt piiri ja me ei teinud ka mitte sellist piiri siia kuskile, et kus see lõpeb, sest see ei ole üldse selge. Me käisime, see oli eelmisel aastal, käisime Jällivaaras, sest see murre, mida räägitakse seal, on natukene erinev, väga huvitav murre. Näiteks meie keeles, selles idapoolses meie keeles on vokaalharmoonia, aga läänepoolses ei ole tihti. Ja siis me leidsime kedagi, kellega rääkida ja siis tal oli vokaalharmoonia. Mõtlesin, aga nagu ei tohiks olla. Ja siis ta ütles, ma olen soomlane. Ta oli tegelikult Soomest kolinud kuidagi. Nii et see on üldse lihtne nagu aru saada, kes räägib mida ja kus ja kuidas ja peab seal käima lihtsalt kogu aeg ja nagu rääkima kõikide inimestega, aga see ka ei ole nagu võimalik minna iga inimese poole ja küsima, et mis sa räägid, et kuidas seda tehakse. Mulle meeldib kaarte näidata, need kaardid on nii toredad. On siis see ala, kus räägitakse meie keelt, eks? Ja siis on ka sellised ametlikud omavalitsusüksused Rootsis, kus meie keelel on see staatus, et seda võib kasutada. Ja neid on 7 seal Põhja-Rootsis ja siis ka suuremates kohtades nagu Uumeas ja Stockholmis on seal ka ametliku keele staatus. Nii et seal on nii, et see on nagu terves riigis, vaid see on teatud kohtades. Ja seal see on kuidagi nagu teoreetiliselt on see väga tore. See tähendab, kui sul on laps, kes käib koolis ja sa oled meie keele rääkija, lapsel oleks õigus saada õpetust näiteks meie keeles. Ja siis sa võiksid seda taotleda ja siis oma valitsus ütleb, et meil ei ole õpetajat, vabandust. See ongi kõik. Nii et see teoreetiline staatus on väga tore, aga see ei vii alati selleni, et seda võib ka päriselt nagu kasutada või nagu sa võiksid seda nõuda küll, aga see ei tähenda seda, et sa saad seda, mida lubatakse. Saamidega on tihti niimoodi, et näiteks keegi saab Stockholmis, räägib lõunasaami keelt, talle saadetakse siis põhjasaami keele õpetaja. Siis öeldakse, et mis sa veel tahad, et saami tööd üks sama asi. Et tasapisi tulevad neid nagu juurde, nii et iga nagu omavalitsus võib seda nagu taotleda, et neil oleks või nende juures oleks see staatus ja siis nad saaksid natukene rohkem raha riigist, et seda nagu toetada ja niimoodi. Aga ja natukene ebaselge, kuhu kasulik see tegelikult on. Alguses mul oli seal pealkirjas, et meelased, landalased ja kveenid ja murredega on natukene nii, et on selline, tegelikult on nagu 2 peamurred. On Torne-Oru murre, mis on kõigest nagu suurem murre ka, et võib-olla 90% meie keele räägijatest räägivad seda Torne-Oru murret, mis on ka soome keelele lähedasem ja siis läänepoolsel on nagu 1 murre, aga selle kohta kasutatakse 2 sõna. Ja tegelikult mõnikord kasutatakse lannankieli ja landalaised, see tuleb lihtsalt sõna nagu land, võib-olla saami keele kaudu isegi. Paljud meie keele rääkijad on tegelikult saami päritoluga või etnilised saamid, kes läksid üle ütleme soome keelele ja pärast läksid üle rootsi keele. Nii et paljud, ütleme saami päritoluga rootsikeelsed inimesed, neil on olnud selline faas oma perekonnas, et nad rääkisid varem soome keelt, mis on nüüd siis meie keelt. Ja sellepärast arvatakse ka, et seal läänes ei ole näiteks seda vokaalharmooniat, et see on saami mõju võib-olla. Ja mõned seal, see on ka pigem seal läänes kasutavad seda sõna kveeni ka. Aga see on suht
seda ei kasuta nii väga tihti. Aga kuigi võib nagu kasutada selleks nagu torneoru murre oleks see nagu see päris nagu meie keel, Jällivaare murre on natukene teistmoodi ja see on tegelikult sama kui see nii öeldud lannan kieli seal. Ja kultuuriliselt on nad natukene erinevad, sest torneorulased, nemad olid pigem nagu, mis nad on, maaharijad või nagu tegelesid nagu, mis see on, maapõllu nagu põllutööga, aga seal lannankeeli alal olid nad pigem nagu kütid ja kalurid. Ma mõtlesin ka, et näidata, mis nimed on kõik olemas, neid on tõesti palju. Tornionlaakson Suomi, väga tavaline ja on olnud tavaline, nüüd võib-olla natukene vähem. Laaks on väga tihti ühe A-ga, ka rootsi keeles Tornedalsfinska, see on veel väga levinud. Aga see meakeelastele eriti ei meeldi see Tornedalsfinska, sest mitte kõik elavad seal Torneorus. See Torneoru oli ju ainult seal idapoolsem, nii et kõik läänepoolsed meakeelased, nad ütlevad, ei, aga ma ei ole mingi nagu Torneoru inimene, nii et see nimi, nad eeldavad, et kasutatakse siiski mealased või meakeel midagi sellest. Ja neile ei meeldi ka, kui seda tõlgitakse. Nad teavad küll, et see tähendab nagu meie keel. Aga nad tahavad ka, et kui sa kirjutad sellest näiteks rootsi keeles või inglise keeles, et sa ei tõlgi seda niimoodi, et oleks nagu our language või voodsprook, midagi sarnast, nad ei taha seda, et see oleks lihtsalt nimi peab olema lihtsalt nagu ta on. Lannankieli siis Jukkasjärven Suomi, Vittangi Suomi, lihtsalt Soome. Mul on tuttavaid, kes räägivad meie keelt, kes ütlevad, ma räägin soome keelt, selge ju, et see on soome keel. Küla Soome, see on muidugi ka väga tore nimi, Jällivaare Soome ja nii edasi. Nii et te näete, et kuigi ametlikult see standardiseeritud vorm on, või selle nimi on meakeel, inimesed kasutavad siiski väga tihti mingisugust nimetust, kus on see sõna Soome sees. Et need on siis natukene murde erinevused, et nagu need alad seal. See on see esimene meie keele sõnaraamat ilmus aastal 1992 ja samal aastal, kusjuures ilmus teine sõnaraamat, sest see on tegelikult ainult selle ala sõnaraamat. Siin on piir, eks, Soome ja Rootsi vahel ja siin on see teine ala, nii et samal aastal ilmus ka see. Väga toredasti. Aga siis oli ka siis Jällivaaran Suomen sanakirja, mitte meie keele. Aga nüüd, kui keegi kirjutaks sõnaraamatut, siis ei oleks seal Soome enam sees sõna, sest see nimi on ka nagu levinud. Ta on levinud isegi üle piiri. Varem seda eriti ei kasutatud Soome poolel, aga nüüd on mõned soomlased kasutavad seda sõna ka. Näiteks Rosa Liksom, tuntud kirjanik. Ta on kirjutanud ka hiljuti raamatu nimega Väylä, mis tähendab jõgi meie keeles. Ja tema kirjutab peaaegu samasuguses keeles nagu rootsi poolel. Aga siiski, kui sa seda loed, sa saad aru, et soomlane on seda kirjutanud. Kuigi ta on kirjutanud nagu oma murred, aga ta kasutab vorme, mida mitte keegi kasuta seal teisel pool. Et kõik neid keerulisemad Soome konstruktsioonid, need nagu tehneeni või midagi sarnast, eks. Mitte kunagi kasuta neid, mitte kunagi seal rootsi poolel. No paar näidet natukene hiljem. Keelest siis natukene selliseid teisärke võib osta. On ilmunud
esimene raamat tegelikult meie keeles, mis kunagi ilmus, oli see seal Kamaripirdiltä muisteluksi ja Tornion murtheilla. Ilmus aastal 44, aga Soomes, sest rootslased ei tahtnud avaldada selliseid raamatuid tol ajal. Nii et see oli tegelikult esimene raamat, esimene novell oli siis, millal see nüüd oli, 85. Selline sõnaraamat on olemas, grammatika, Piilupart Donald on nüüd olemas meie keeles. Ja üks väga tuntud kirjanik Mikael Niemi, kes on kirjutanud raamatu rootsi keeles populaarmusik von Vittula. Ja see on tõlgitud ka meie keelde, ta kirjutas seda rootsi keeles, aga see on tõlgitud pärast meie keelde ka. Nii palju kirjandust ei ole tegelikult, seda ei ole nii palju, nagu on raamatuid nagu lastele, koolilastele niimoodi, mõned Markuse evangeelium on olemas ja siis näiteks see raamat seal, et tohtia olla oma ite, see on selle kohta, kuidas Rootsi kirik on Rootsi kiriku roolis meekeelaste rootsistamises. See on selle kohta. Et Rootsi kirik on palunud neid ametlikult ka nagu vabandust, et nad on ka töötanud nagu kaasa selleks, et meekeelased loobuksid oma keelest. Täpselt sama nagu samuskune raamat on ilmunud ka saamlaste kohta. Nende situatsioon on väga sarnane tihti seal saamide ja meekeelaste situatsioon. Seda ei ole nii palju. Mul on töö juures nagu kuskil riiulil, selline väike riiul, kus on meekeelsed raamatud, aga ongi nagu kõik, seda ei ole nii palju. Kveeni keeles on veel vähem. Mul üks väike tekst siin. Mõtlesin, et ma näidan teile toreda teksti. Soma taksikoer. Kun minä synnyin, minä olin taks. Täti sanoi, vilken gullig taks. Murfaari sanoi, soma taksi. Sitten minä muutin murfaari tykö. Siellä minä kuulin, että olin söötti mäyköinen. Murfaari meinaa, että joku sanat on liian pitkät. Lyhy sana on hyvä sana. Murfaari sanoi. Murfaari ja minä tulimme hyvin toimeen. Meillä oli mukava yhdessä, mutta meillä oli yksi probleemi. Alakerran Arjamuori. See on, mul on kindlasti pigem selline sooma aktsent, aga te saad aru, et see on siis, ma saan aru inimestest, kes ütlevad, et see on nagu Soome murre. Eks see ei ole nii väga raske, aga samas me leiame seal asju, mis on nagu raskemad soomlastele jälle. Murfaari on soome murdeid, kus seda kasutatakse ka, aga soome keeles seda ei kasutata vanema. Ja see on suhteliselt lihtne tekst veel, aga kui me vaatame teise nagu keerulisemaid tekste, siis on juba selgem, et see ei ole päris nagu soome keel. Että antaa toistuksen, eli kertomuksen mennei tehdä monella eri lailla. Soomlane ei saaks kohe nagu, kas siin on keegi, ma ei usu siin Eesti Keele Instituudis, aga kas siin on keegi, kes saab soome keelest hästi aru? See mennei tehdä näiteks soome keeles ei ole võimalik, aga see on nagu väga selge, see on lihtsalt tõlgitud otseselt rootsi keelest. Går et võimalik on midagi teha või et lause algab niimoodi ette anda nagu lenna in. Mu lemmik lause aga on see, ei se oli pikta tästä. See on nii tore lause, et seal on nagu vähemalt kolm huvitavat asja, et üks on ei se oli, see on juba väga imelik, eks. Me oodaksime midagi nagu ei olnud. Ja siis pikta, et see, et ei ole vokaalharmooniat ja ka see, et tee ja ka on nagu mida teesi kaudu vahetanud oma kohad. Ja see on saami mõju seal.
aga jälle tästä sõnas on vokaalharmooniat, nii et mõnikord on, mõnikord ei ole, see nagu vepsa keeles. Aga tavaline meie keel, see on nagu seal, see on tutkitu paljulti, että se niin som vi ser manoma emellan niin miehen niin kuin kahan kesken, mutta se on selvä, että jotka käsittävät ja ymmärtävät asiat, että se ruottikin harrastaa sitä korkeutta elämän tassaa. Se on nagu soome keel, eks? Aga samas palju rootsi keelt sinna vahele, palju koodivahetust. Aga kui lugeda natukene vanemad meie keelt, mis on lindistatud näiteks ja pärast nagu transkribeeritud, siis mulle tundub, et nad jätavad lihtsalt seda koodivahetust nagu ära, või selle koodivahetuse ära, et see on nagu see õige keel, nii et seda ma ei pane sinna. Aga tegelikult inimesed räägivad kogu aeg niimoodi. Ja väga tihti on see nii, et see rootsi keel võtab nagu ülekaalu ka, et palju rohkem. Huvitav on ka see, et nagu ma rääkisin, ortograafia ei ole üldse nagu püütakse seda standardiseerida kuidagi, aga nagu see on mõnikord kirjutakse see on või soon nagu sole mikhän, see ei ole nagu midagi, ei ole miski. Või ka ei ole nagu päris selge, kuidas nad peaksid kirjutama rootsi lainsuga, neid on nii palju. Aga kuidas me kirjutame neid siis, kui on selline häälik nagu näiteks rootsi keeles motivatsioon. Kas me kirjutame seda siis S-iga või S-J-iga või S-H-ga või S ja siis selline väike hatšek. Seda kõike võib leida. Või näiteks sõna hetelmä. Mõnikord on, kui seda kuulatakse, mõnikord on hetelmä, mõnikord on helmä, nagu võru keeles. Mõnikord on helma, frükti. Kõik on nagu võimalik. Ja siis seal minu tuttaval, kes töötab seal Keele ja Folkloori instituutis, ta peab kogu aeg mõtlema selliste asjade peale ja siis inimesed helistavad ja kuidas ma nüüd seda kirjutan ja siis nagu väga tihti ta vastab, kust mina tean. Ta peab siis otsustama, mis nad nüüd teevad. Lihtsalt, et te näeksite, kuidas see nagu välja näeb, lihtsalt nagu neid kääned tegelikult ilma ütleva võib-olla ei kasuta nii tihti. Kätheen, see on võib-olla see kõige huvitav, nagu väga sarnane, see on tüüpiline ütleme, see on nagu soome murr, eks natuke siiski. Aga me leiame igasuguseid huvitavaid asju, näiteks mitmuse omastav on peaaegu kogu aeg alati TDE, nagu miehiten, kläpiten, laste, järviten. Või siis ütlev on haaga ja selle haa-positsiooni, see haa, mis on ainult eesti keeles näiteks maha, eks sõnas, aga mujal teda eriti nagu ei ole. Aga seal Põhja-Soomes ja meie keeles ja kreenis on ta säilinud, aga ta on muutunud ka positsiooni tihti, nii et tahloon on ka tavaline. Ja ka väga huvitav näiteks idas täitsa normaalne, me menime, teed menite, need menid. Me läksime, te läksite, nad läksid, aga läänes on teatud murretes näiteks kasutatakse seda passiivi vormi kõikides isikutes. Met menthiin, tet menthiin, mis on väga huvitav. Nagu Karjalaev vepsa keeles see võiks olla mitmuse kolmandas isikus ja soome keeles nagu me mentiin, see võiks olla nagu kõnekeeles natuke, eks, aga mitmuse teises isikus ma ei ole seda näinud. Kas keegi on seda näinud? Mingis Läänemere soome keeles? Pärnjaki keeles midagi natukene sarnane, aga nii et kui soomlased ütlevad mõnikord, see on lihtsalt nagu soome murm, et mitte päris, seda ei ole mitte kuskil soome keeles. Või näiteks hän on juuri alkanut hänen tutkintoja. Kui soomlane seda loeks, ta mõtleks, et
et me räägime kahest inimesest, mitte ühest, aga meie keeles on sama inimene. Osta hyön hevosen, käskiv kõneviis, aga genitiiviga. See on ka ainult liivi keeles ja kveini keeles ja meie keeles. Või et neid käänded kaovad ka natukene mõnikord. En minä halva tulla opettaja. Ma ei taha saada õpetajaks. Et translatiivi ei kasuta, kuna rootsi keeles ei ole translatiivi. Et sellepärast see nagu kaob. Lutsi murtes on ka mõnikord niimoodi. Üks asi, mõtlesin, et on huvitav näidata, kui nad on väga sarnane eesti keelega. Et nad kasutavad sellised prefiksi verbe ka nagu eesti keeles. Otta üli, üle võtma, hüürätä ulos, välja üürima, anda ulos, välja andma, kasva üles kasvama. Ja kui võrrelda seda siis soome keelega, on see hoopis teistmoodi, eks see nagu, nad on väga sarnane selles mõttes. Nii et huvitav, ma mõtlesin, et võrrelda, et nagu meie keelel on mõned sarnasusi eesti keelega, mis tal ei ole soome keelega näiteks. Ja muidugi on suhteliselt selge, miks niimoodi on, eks on nagu rootsi mõju meie keeles ja see on saksa mõju eesti keeles, aga muidugi rootsi keeles on see tegelikult ka saksa mõju. Nii et see on sama saksa mõju rootsi keele kaudu meie keeles. Aga isegi kui me läksime natukene kaugemale, otta üli, äädvenni, anda ulos, kiadni, see on ka sama, see on jälle see saksa mõju, mis nagu levinud nagu haigus. Aga siis on tore, et nagu meie keelel ja eesti keelel ja ungari keelel on midagi ühist, mis soome keeles ei ole. Võib selliseid toridaid kaarte ka teha. See on nüüd võib-olla see, mis teeb meie keele oluliselt huvitavaks, et on hästi palju rootsi lainsõnu ja neid vanemad rootsi lainsõnad on muidugi mugandatud juba niimoodi, et nad vastavad sellele Läänemere Soome, mis ta on, fonotaktikale. Et sõna auto rootsi keeles biil, aga meie keeles biili. Aga tegelikult meie keelased on ka lainanud sõna nool rootsi keeles, mis on piil rootsi keeles. Nii et tegelikult on vahe, on nagu uus foneem tekkinud, et meie keeles on nii piili kui piili. Et üks on aspireeritud, teine ei ole. Neid persmooli küsimus või läheme ka Bolaagiin. Süsteem Bolaag on see koht, Rootsis võib ju osta alkoholit või kangemat alkoholit ainult ühed nagu teatud poodidest, mis on lahti andnud nagu 7. On igasuguseid nagu lainsõnu muidugi ja see teeb seda ka natukene raskemaks mõnikord. Kui minnakse nagu Soome poole, kui arvatakse, et see on nagu soome keel. Või on tõlgitud ka palju otseselt niimoodi rootsi keelest. See on koroona ajalt selline nagu nõuanne välda ühtheisiä kuljetuksia. Nagu väldi ühistransporti. Nagu tõlgelain kollektiivtrafik rootsi keeles. Selliseid asju. Nii. Natukene siis mealastest ja nende keelest. Kveenid. Kveenidel või kveenidest on natukene raskem lihtsalt sellepärast neid on vähem. Norrastamine Norras on olnud natukene tugevam ka kui rootsistamine Rootsis. Rääkijaid on siis vähem. Tegelikult me ei tea, kui palju neid on. Vähem kui 10 000 kindlasti vähem. Hea asi on aga see, et norrakatel on palju rohkem raha. See on alati tore, eks. Nii et on hästi suur ja uhke Kveeni instituut näiteks, mis tegeleb Kveeni keele ja kultuuriga.
Rootsis oli niimoodi, et riik eraldas raha vähemuskeelte keskuste rajamisele. Ja siis nad ütlesid, et meil on raha selleks ja siis 2 aasta pärast nad ütlesid, siis otsiti inimesi ja see oli väga raske muidugi, eks, et kus sa leiad inimesi, kes tegeleksid nagu meie keelega ja mustlaskeelega ja jiddiši keelega Rootsis. See on väga raske leida neid inimesi, aga lõpuks leiti need inimesed, pandi tööle ja siis aasta hiljem öeldi, meil ei ole enam raha, pandi kõik keskused või need keskused jälle kinni ja nii see läks, aga norrakatel pole mingit probleemi. See on ilus instituut. Antakse raamatuid välja niimoodi, aga põhimõtteliselt nende situatsioon või nende keel on väga sarnane. Kultuur on muidugi natukene teismoodi, sest nad elavad hoopis teisuguses keskkonnas. Aga keeled on väga sarnased. Need keeled. Nad on muidugi mõlemad tulnud, kui me vaatame natukene tagasi või lähme natukene tagasi ajalukku Põhja-Soomest. Mõned läksid, või nad olid siis seal, läksid pigem natukene lääne poole, teised pigem nagu põhja poole, aga on ka olnud mõned või see idee on nagu arendatud natuke, et me võiksime teha kveeni ja meie keeles nagu üks keel, mis oleks nagu meile kõikidele, sest nad teevad ka natukene koostööd. Meie keeles tahavad ka koostööd teha kveenidega, kuna kveenid on rohkem raha. Aga ja seda ei tehta, on 2 erinevat kirjakeelt ja nii edasi, see ei juhtu. Mõtlesin ka näidata lihtsalt, et see on suhteliselt kaugel tegelikult, kui te tahate minna nüüd, kui me läheme nüüd kõik auto peale 1600 kilomeetrit, et sinna. Te olete seda teinud autoga, te teate seda, eks? See ei ole nii lähedal. Isegi Meiamaale minna on suht nagu kiiruline, sest siin on Pajalas on ka lennujaam, aga on, ma ei tea, võib-olla kord päevas on mingi hästi väike lennu, kuhu mahub nagu 3 inimest Luulejasse ja siis tagasi võib-olla. Nii et sinna jõuda on ka kuidagi kiirelt, võtab palju aega. Nii et väga kaugel tegelikult. Mõned nagu tähtsamad asjad. Piir nagu sama lugu umbes. Mitte päris. Norrastamine ja siis on see ka see sama asi. Nad kutsusid seda den finske fare ehk Soome oht. Et kui seal on soomlasi nii palju ja suurvüstiriigis räägitakse soome keelt, mis kuulub Venemaale ja nii edasi, et äkki Venemaa mõtleb ka, et see kuuluks nagu meile. Nii et sellepärast ka käis kõva norrastamine. Ja see viib muidugi alati selleks ka, et kui oma keelt ei tohi rääkida, et mitte et see ei tohiks rääkida, aga seda ei kasuta koolides, seda ei kasuta kirikus, ei ole raamatuid, ei ole midagi. Inimesed hakkasid norra keelele üle minema ja räägiti lastega siis pigem norra keeles ja tegelikult kui alustati, siis te näete, eks norrastamine algas 1850-ndatel ja alles mingi 120 aastat hiljem alustati siis tasapisi mingi revitalisatsiooniga. See on väga pikk aeg, et seda nagu tagasi pöörata kuidagi on peaaegu võimatu. Ja seal ka kveenidega on nii, et mõned kveenid ütlevad, et nad on soomlased, nad on norra soomlased või nad on soomekeelsed norralased või nad on kveenid. See kveeni sõna on ka tulnud natukene hiljem. Siis rajati kveenide ühing, esimene kveenikeelne novell. Te näete 20 aastat hiljem kui esimene meiekeelne. Esimene meiekeelne oli 1985 ja see oli sel sajandil.
ametlik vähemuskeele staatus, rajati see instituut, siis ja esimene grammatika, kainun kielen grammatiki, mis ilmus ka kohe kveeni keeles. Esimene grammatika ilmus kveeni keeles. See esimene meie keele grammatika ilmus ka meie keeles. Nüüd te näete ka, kas sa mäletate, et kui ma rääkisin midagi meie keelestest neist aastaarvudest, oli see nagu pikem nimekiri, eks see juhtus ja see ja see ja see ja see. Aga lihtsalt neil juhtus nagu vähem. Kõik on natukene hiljem, kõik on natukene vähem, kõik on natukene, olukord natukene hullem kuidagi, lootust on natukene vähem. See lihtsalt pole nii tore. Ma lihtsalt tahaks mainida, et kus tuleb sõna meie keel, te kõik saite aru, eks. Aga Kveenimaa keegi tegelikult ei tea. Seda mainitakse esimest korda Paulus Orosios, ta oli Hispaania ajaloolane aastast, kes kirjutas aastas 650 kuidagi, kirjutas ladinakeelse raamatu, kus ta mainib neid ja siis see tõlgiti vana inglise keelde mingi 1100 aasta tagasi ja siis kui seda tõlgiti, lisati informatsiooni selle kohta, kuidas mingi Norra kaupmees põhimõtteliselt, kes oli Põhja-Norrast pärit, ta lisas sinna informatsiooni, mis tema oli rääkinud, lisati sinna vana inglise keelsesse tõlkesse ja seal mainiti et Kveenland, see olevat seal kuskil. Aga kus see sõna tuleb, see võib olla vana Põhja-Germaani, Skandinaavia lain, et see tähendaks sood. Ma ei tea, nagu seal põhjas ei ole, neid ei ole seal nii palju. Nii et see on natukene ebaselge. Mõnikord seda on seotud ka Põhja-Germaani sõna kveen, mis tähendab naist. Aga seda ei teata, aga igatahes seda sõna kasutakse siis juba 1000 aastat ja päris suurel alal ja sellepärast on ka sellised rootsi meie keele rääkijad, kes ütlevad, et nad on kveenid, sest see ala ei ole ainult Norras, vaid see on lihtsalt suurem nagu kainu, see on sama sõna kui kainu soomeseks, et see on levinud see nimi. Ja nende nimi on kveeni keeles tavaliselt kvääni ja mõnikord ka kainu. Ja nagu inimeste kohta kasutatakse kväänid, pigem kainulased mõnikord ka. Norra keeles on siis kvensk ja kveener, rootsi keeles kvänsk ja kveener, soome keeles kveeni, kveenid, mõnikord ka ruian soomalaised. Ruia on see Põhja-Norra osa, mis on norra keeles Finnmark. Selle kohta kasutatakse tihti soome keeles ruia, mis tuleb sõnast rutjat, mis on eesti keeles. Aurora borealis. Firmalis. Ja, just sellest. Nii et see sõna ruia, seda kasutatakse Soomes või tihti nende kohta. Aga mõnikord kveenid ise ka kasutavad. Näiteks on üks ajaleht kveeni keeles, mille nimi on Ruian Kaiku. Olete võib-olla. Mõtlesin üks lause kveeni keeles, meie keeles, eesti keeles, hästi lihtne lause, selline lause, mis on mingist raamatust, kus oli kõikides uurali keeltes see sama lause, aga ma lasin tõlkida kveeni keelde ja meie keelde. Ja siis te näete, kui sarnased nad on, eks? Okei, see on väga lihtne lause, aga siis, et mõnes mõttes on see arusaadav, et võiks arendada võib-olla ühist kirjakeelt meile, eks. Erinevused ei ole nii väga suured. Ja mis kveeni keel on ka teinud, meie keel mõnes mõttes püütakse nagu võtta seda variatsiooni, mis on olemas ka ortograafiasse, aga mitte nii väga palju. Aga kveeni keeles seda tehakse natukene rohkem. Kui me mõtleme seda ala, kus räägitakse meie keelt, see on nagu suht ühtne ala ja seal ei ole midagi nagu erilist, see ei ole nagu
seal ei ole, noh, jõgi on seal olemas, eks Soome ühel poolel, Rootsi teisel poolel. Ja aga seal, ütleme, Kirde-Rootsis, eks oleks nagu Kirde-Rootsis enam vähem, kui seda Põhja-Kirde-Rootsis, kui seda räägitakse, see ei ole nii nagu mägine. Aga kveenide ala on tõesti selline ala, mis on palju kiirulisem kuidagi ja sellepärast on neid murded seal tekkinud ka, et neis fjordides, noh, ka fjordid võib olla, eks, ka hästi näha, et seda murret räägitakse siin, siis jälle teine siit ja siis neljandat ja viiendat ja niimoodi, et sinna sõita on ka hästi kiiruline, võtab hästi palju aega. Neil ei olnud nii palju kontakte. Ja siis neid on lääne murded ja need on siis ida murded. Ja kuidas nad on sinna läinud on ka suhteliselt hästi teada. Et see ei olnud nii, et nad olid kõik juba siin ja siis levisid siit, vaid see tuli juba Soomest niimoodi, et nad läksid erinevatesse kohtadesse. Ja on olnud palju nagu liiklust ka sealt Koola poolsaarele näiteks. Et Koola poolsaarel on olnud varem ka soomlasi ja norrakaid ka. Kveene, noh, soomlasi, kveene siis ka. Soomlasi. Nüüd me teame suhteliselt hästi, kuidas see nagu, kuidas see areng on olnud seal. Kirjandust, seda on ka nagu suhteliselt vähe. Viimastel aastatel on tulnud natukene rohkem. Seda on tihti ka natukene vähem isegi kveeni keeles, vaid pigem kveeni keelest. Kveeni keele kohta. On olemas hästi suuri meie keele sõnaraamatuid. On üks nagu mitmeköiteline meie keele sõnaraamat. See ei ole isegi valmis veel, see on nagu 4 köited on ilmunud selline suur. Nüüd mõeldakse pigem, teeme seda nüüd kõik lihtsalt, paneme kõik netti, eks. Aga kveeni sõnaraamatuid on üks olemas, nagu see väike kooli sõnaraamat. Ja siis netis on jälle asju, aga seda on lihtsalt vähem. Seda on vähem. Kuigi ei ole veel olemas väga head meie keele grammatikat. On olnud see vana, mida ma näitasin, eks selline väike, see esimene silmus, ma ei tea, 95 võib olla, see on selline suht väike raamat, hästi suure fondiga, nii et sa loed seda kuidagi. Aga see on ilmunud esiteks kveeni keeles ja pärast tõlgiti kveeni keeles norra keelde. See on mingi 500 lehekülge, see on selline suur ja paks, väga, väga hea grammatika. On ilmunud ka siis esimene raamat või nagu novell, eks romaan, mis ilmus siis 22 aastat tagasi. Kuosuvaara takana, Aipiruto, Rauha ja Viimi vuodet. See Alf Nilsen Krishkog oli väga tuntud kirjanik. Ja te näete ka, et see ei ole sellest raamat või neist raamatutest, aga te näete siin, et kasutatakse näiteks seda hääl või seda grafeemi the. Ja se hällik on the nagu inglise keeles. Tämä tässä on meidän huonet, mutta tuolla rannassa on minun sisareni. Se on uudempi kuin meidän huonet. Ja se on maja ja se on ainsuses. Se ei ole mitmuses huonet. Aga se on huvitav, se on kuitenkin naljakas, et se the kasutatakse ainult ühes murdes. Ja seal ei ole kõige rohkem rääkijaid, aga nad tahtsid seda kasutada, kui see näitab, et see on nagu soome keel. Soome keeles seda ei ole, nii et sellepärast me kasutame seda. Nad on lainanud seda põhja-saami keeles tegelikult see, mis ta on, grafeem, tähemärk, just tähemärk. Neile meeldib seda kasutada. See näitab, et meil on omaette keel, see on nagu erinev, see ei ole sama kui soome keel. Nii et seda kasutatakse ainult selles murdes. Aga selles
grammatikas ongi tehtud niimoodi, et on antud rohkem ruumi võib-olla variatsioonile, et võib kasutada seda erinevaid murdevorme, kuna need murded on niivõrd, nad ei ole nii väga erinevad, aga siiski see on väga selge, et siin räägitakse ruoka ja teiselt poolt ruoka ja siis nad ei taha, et oleks ainult üks vorm, vaid võib kirjutada umbes nagu süda lust. Või näiteks siin on see passiivi vorm. Et syödään ruokaa, nad söövad toitu, see oli nii ilus lause, eks söövad toitu. Aga see näitab lihtsalt ilusti, et seda variatsiooni on seal palju rohkem. Ma tegin seda, mul on hästi palju slaide, aga ma tegin seda nüüd võib-olla natukene liiga kiiresti, aga kiitos, kui tulite käymään. Tegelikult seda võib olla nii meie keeles kui kveini keeles. See sõltub murdest, aga see on meie keeles tegelikult. Aitäh! Nii, aitäh, Rover. Et äkki on küsimusi? Üks. Kas need keeled on seal Google Translate'is ka äkki kirjas midagi või? Internetis? Ei ole või? Aga Norras on selline, või Tromsø ülikoolis tegeldakse hästi palju arvutipõhisel automaat tõlkimisel ja seal võib olla selliseid asju. Kõik neid kveeni Norra, kveeni Soome, kveeni meie keele, inglise isegi igasuguseid sõnaraamatuid on seal olemas ja palju informatsiooni ka näiteks morfoloogia kohta võib panna näiteks sõna sinna sisse nimetavas ja siis see annab kõik vormid ilusti, et seda võib kõike teha. Kui kaugele nad on jõudnud nüüd automaattõlkiga, seda ma ei oska öelda praegu. Aga ükskord oli mingi selline soomlaste tehtud internetis selline asi, et mina kirjutan teksti, vajutan nupule ja tema hääldab. Mina kirjutan rõõmsaid pühi. Kuulan O tilde, said pühi, O tilde. Tegelikult Google Translate'is võib teha nii, et te panete lihtsalt meiekeelse või kveenikeelse teksti sinna sisse ja siis ta saab sellest enam-vähem ka aru. Nii, aga on siis... Ütle paluks nimi ka. Jüri Viikberg, mind huvitaks selline asi, et see oli vist 68, kui ilmus Hansekoori hoiatusteos poolkeelsuse kohta, et kas kakskeelsus või poolkeelsus ja siis oli vist rohkem saame silmas peetud. Kas selline taust nüüd seal Skandinaavias on kuidagi mõjutanud ka seda, et need mee ja kveeni asjad on tulnud niimoodi hilinemisega või alles niimoodi... Tegelikult Hansekood, see on väga huvitav, kuna Hansekood tegeles kogu aeg ka meie keelega ja võib-olla ta mainis selles raamatus natukene rohkem saami keelt, aga tegelikult see oli täpselt sama probleem ja Hansekoodi raamat on viinud selleni, et arvatigi, et see kakskeelsus on sama asi, eks et tema võrdles seda kuidagi, see samastus tema raamatus natukene kakskeelsus ja poolkeelsus oleks nagu sama asi, aga tema nagu mõte või tema eesmärk oli tegelikult näidata, et kui laps ei õpi oma emakeelt koolis, on see halb asi ja peab olema rohkem õpetust just emakeeles, aga rootslased on saanud sellest nagu vastupidiselt aru. Ja nemad mõtlevad, siis ei ole vajagi seda õpetada koolis, kuna poolkeelse viib poole keelsuseni. No nii ei mõelnud mitte ainult rootslased, vaid... Nojah, muidugi väga levinud. Aga üks pisikene... Ma lihtsalt lisan korraks, et Hansekood on alati mõelnud, et see on nagu soome keel. Ja isegi meie keelased alguses, ütleme 80-ndatel, neil oli väga tüüpiline see, et jah, meie räägime meie keelt, see on nagu meie oma keel,
ta ei ole muidugi nii hea kui soome keel, aga kui me hakkame oma nagu seda arendama, võib-olla me võime hiljem, kui me oskame oma keelt kirjutada, me võiksime selle viia kuidagi soome keelele. Aga nii head me veel ei ole, et me saaksime soome keelest aru, et me saaksime seda kirjutada. Me peame oma keelega tegelema, aga pärast me jõuame võib-olla soome keeleni. Umbes nii. See oli suht levinud alguses, aga siis pärast alles hakati mõtlema, et olgu see lihtsalt nagu oma keel, see ei pea olema soome keel. Aga paljud vanemad mõtlevad ka, et see oleks lihtsam, kui lapsed õpiksid soome keelt, sellest oleks rohkem kasu, võiks Soome minna ja seal töötada. Milleks siis meie keel on nii väike nagu mõttetu keel. Vabandust, mul on üks pisikene asi veel, et üks nimi oli seal landalaised ja need olevat siis olnud just nimelt need kütid ja kalurid. Kas siin see soome landa sõna ei häiri? Sõnnik? Ei mitte, seal meie keeles on palju sõnu, mis Soomes on, või soome keeles on natukene teine tähendus. Räägin sulle pärast isiklikult. Nemad olid just need põlluharijad. Ei ole nii. Kipuvad ennast need landalaised sinna kveenid. Nagu, kui me läheme tagasi, etümoloogia nagu lõppkokkuvõttes sama. Aga, jah. Nii, kas on veel küsimusi? Ei ole küsimusi, siis teeme suure aplausi. Unikväärtusliku auhindu hea ettekande eest. Ja siis Fennograja poolt soovin teid tänada, et te olete ilusti kohale tulnud ja soovin teid kindlasti 2 nädala pärast jälle näha.